Tere päevast, head ajakirjanikud. Alustame valitsuse pressikonverentsiga. Kõigepealt sõna peaministrile. Palun. Tervist, auväärt ajakirjanikud. Nii kaunis pressikonverents mul jällegi varem olnud. Täitsa siiralt. Aga mõned teemad, mis sellel nädalal on olnud või eelmise nädala lõpus olulised. Alustan kindlasti nädalavahetuse ja Rooma ja Itaaliaga, kus 60 aastat hiljem, kui Rooma leping sai sõlmitud, kirjutati alla Kapitooliumil uuesti siis Rooma deklaratsioon, mis kindlasti tulenevalt ka eilsetest uudistest, kui nüüd on Brexit ametlikult saanud alguse, on oluline ja oluline selles mõttes just, et 27 riiki ütlevad Euroopas, et jah, me tahame koos edasi minna, me näeme Euroopa Liidus tugevust, me näeme Euroopa Liidus väärtuseid ja me peame väga lugu sellest, et Euroopa Liit on olnud ja on jätkuvalt rahu ja vabaduse liit. Nüüd Ühendkuningriikidest, et mul on siiralt kahju, nii nagu ka väga paljud teised minu ametikaaslased Euroopas on eilse päeva jooksul andnud teada, et Brexit toimub, aga see on Suurbritannia elanike otsus, seda otsust me kindlasti austame ja eks me arutame siis edasi neid samme tulenevalt eilsest Brexiti kirjas 29. aprillil, kui toimub erakorraline ülemkogu Brüsselis, kus võtame vastu ka järgnevad siis poliitilised suunised, kuidas 27 riigiga nimel me protsessiga edasi läheme. Kindlasti head ja lähedased suhted on nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi huvides. Nüüd teisipäeval ma külastasin Eesti Kaitsetööstuse liitu ja tõesti tunnustan väga ühelt poolt seda liitu, teiselt poolt kõiki neid ettevõtteid, kes on selle liidu moodustanud. Tegemist on olulise julgeolekuvaldkonnaga, olulise majandusharuga. Mul oli hea meel kuulata ka juhatuse esimehe Ingvar Pärnamäe siis ülevaadet ja tutvustust liidust ja ka ettevõtetest, millega nad igapäevaselt tegutsevad. Tõsi, meil on päris palju koostöökohtasid. Üks on see, et läbi valitsuse, sealhulgas ka läbi peaministri teha kõik selleks, et meie ettevõtteid tutvustada ka väljaspool Eestit ja välisturgudel. Teiselt poolt on neil teatud küsimusi, mida nad soovivad arutada seadusandlikult. Nüüd teisipäeval oli ka kohtumine Eesti Ametiühingute Keskliiduga, kus me leppisime kokku, et järgnev kohtumine võiks toimuda selle aasta kevadel või sügisel ja kindlasti jätkame selliste regulaarsete kohtumistega. Nüüd täna, nagu te näete, pressikonverentsil on siis 4 Vabariigi Valitsuse liiget, Urve Palo, Kaia Iva ja Kadri Simson. Täna oli istungi päevakorras 22 päevakorrapunkti. Meil on juba 2 kabineti nõupidamise punkti läbi arutatud. Ühelt poolt on see seotud sellega, et missugused on need mitteametlikud siis tippkohtumised, mis Eestis meie eesistumise ajal toimuvad ja läbi mis ministeeriumite nad toimuvad. Ja teine suur punkt on seotud Eesti Vabariik 100 programmiga, kus avaürituseks saab olema siis rahvamatk 16. aprillil. Kutsume kõiki eestimaalasi sellele rahvamatkale, kus vähemalt 3000 inimest saavad koos käia siis sellel Kubermangu piiril, mis ühelt poolt siis on Eesti-Liivimaa Kubermangu piir ja läbi selle tekkis siis Eesti rahvuskubermang ja siis läbi ERR-i otsekaadrite on näha, kuidas siis see piir ühel hetkel kustub ja kustub lõplikult 16. aprillil läbi matka. Kõik, kes soovivad matkale tulla, siis palume ennast registreerida Eesti Vabariik 100 kodu lehekülje peal. Kindlasti kavatsen ka ise sellel päeval matkast osa võtta. Selle Eesti Vabariik 100 raames toimuvad väga paljud olulised üritused, kus me seame fookusesse kõik Eesti inimesed, kes on panustanud Eesti riigi tekkesse, loomisse, kes ehitavad igapäevaselt meie riiki ja loomulikult vaatame ka tulevikku. Olgu nendeks olulisteks sõnumiteks näiteks igal lapsel oma pill, laste vabariik, hea avalik ruum,
sajandi lugu või 100 tamme istutamine. Nüüd, nii nagu ma eelneval pressikonverentsil ütlesin, siis osalen Eesti Vabariik 100 üritustel tõesti ka väljaspool Eestit, olgu selleks siis USA läänerannik, olgu selleks Helsingi või Riia, aga ka 8. aprilli päevasel ja õhtusel ajal siis Sankt-Peterburis, kus toimub Eesti Vabariik 100 tähistamine. Nüüd on ka täpne ajakava selgunud. Kell 14.00 me avame seal mälestustahvli ja ka näituse, see on siis Jaani kiriku fuajees. Kell 3 pealelõunat on tänu jumalateenistus, mida siis peapiiskop Urmas Viilma. Kell 16.00 on kõned ja 16.10 algab siis Eesti Rahvusmeeskoori kontsert Püha paik, dirigendiks Mikk Üleoja. Ja peale seda on koosviibimine ja siis keskustelu Jaani kirikus. Nüüd istungi osas, nagu ma ütlesin, oli 22 päevakorrapunkti ja nendest annavad oma ülevaate siis teised valitsuse liikmed ja siinjuures mina oma sissejuhatuse lõpetan. Aitäh! Nüüd sõna sotsiaalkaitseministrile. Palun! Aitäh! Nii nagu öeldud, tänasel istungil valitsus kiitis heaks õppelaenu kustutamise nendele lapsevanematele, kelle lapsed on tuvastatud raske puue. Senise korra järgi oli see võimalus ainult sel juhtumil sellisel lapsevanemal, kelle lapsel oli tuvastatud sügav puue. Ehk et siis seda hoolduskoormusega kaetud vanemat toetada temaga õpingutes. Mis endaga kaasa toob? Seadus peaks jõustuma uuel aastal, loodame, et Riigikogu saab selle tempokalt menetletud ja eeldatavalt ligi 300 lapsevanemat järgmisel aastal võiks siis olla need, kes seda õppelaenu kustutamist taotlevad. Esimesel aastal on siis see hulk kindlasti suurem ja järgnevatel aastatel eeldame, et ta võiks jääda umbes 60 taotluse juurde. Ja riigieelarvele toob see esimesel aastal kulu umbes 630 000 ja järgmistel aastatel 130 000. Nüüd lisaks sellele, et me tahame tõesti nende vanemate koormat kergendada ja soodustada seda, et nad saaksid hästi oma õpinguid teostada ja jätkata, oli valitsusel ka selline ülesanne Rahandus- ja Haridusministeeriumile täna antud, et nad vaatavad üle sellise õppelaenu süsteemi just selle koha pealt, et praegusel hetkel on õppelaenud tagatud ju riigi poolt, nii õppelaen ise kui selle intressid, aga samas on õppelaenude intress 5%. Ja see tähendab seda, et riigi poolt tagatud laenu puhul võib küll arvata, et see protsendimäär on liiga kõrge. Nii et kui Rahandusministeerium ja Haridus-Teadusministeerium selle asja üle vaatavad, siis jäi neile kohustus, et nad tulevad sellega juba suvel siis kabinetti ja vaatame selle teema üle, et ka see üle vaadata. Paar sõna tahaksin juurde öelda veel ka, kuna teemaks on täna raske ja sügava puudega lapsed, et mis sellest aastast on nüüd nendele lastele ja nendele peredele teistmoodi, on siis see, et lisaks sellele rahale 1,65 miljonile, mis maavalitsuste alt liikus kohalikele omavalitsustele sellel aastal, on täiendavalt koalitsioonileppega siis sellel aastal eraldatud sügava ja raske puudega lastele lastehoiuteenuse ja teiste teenuste toetamiseks ja arendamiseks veel 1 miljon. Nii et see on siis see raha, mis siis on kohalikel omavalitsusel kasutada ja lisaks sellele on juba praeguseks siis ka selgunud ja selgumas, et erinevate jääkide arvelt eelmisest aastast on veel kasutada umbes 1 miljon, nii et ütleme rohkem kui 3,5 miljonit on siis seda raha, mis siis sellel aastal on kohalikes omavalitsustes kasutada selliste laste teenuste toetamiseks. Ja lisaks muidugi siis loomulikult, et ei jääks mingit arusaama, et kas see raha, mida Sotsiaalkindlustusameti kaudu nende teenuste jaoks kasutatakse, mis on ESF-i rahad, see loomulikult on ka sellel aastal kasutada, nii et igale lapsele siis kuni vastavalt siis tema vajadusele kuni ligi 5000 eurot aastas on siis seda, mida on võimalik nende teenuste jaoks Sotsiaalkindlustusametilt puudega laste teenuste
kasutamiseks kasutada. Nii et kõik need asjad toimivad ja kindlasti siis sama täiendav miljon läheb ka siis sellel aastal kohalikele omavalitsustele, nii et loodame, et kõikides kohalikes omavalitsustes saavad need pered vajaliku teenuse, olgu see siis lastehoid, olgu siis tugiisik või sotsiaaltransport või midagi muud vajalikku, et nende vanemate hoolduskoormus oleks väiksem ja võimalus töös ja õpingutes osaleda suurem. Aitäh! Nüüd sõna ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministrile, palun. Aitäh! Tere päevast, head ajakirjanikud! Täna oli 2 teemat, mis puudutas otseselt ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministrit. Ühelt poolt kiitis valitsus heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uue põhimääruse, kus muu hulgas lepiti kokku, et Majandusministeeriumis saab olema ka siis ehitusvaldkonna asekantsler. Ja põhjus, miks selline muudatus on toimumus, põhjus on väga lihtne. Eestis on ehitussektor väga suure osatähtsusega ja mitte ainult Eestis, see on üleüldiselt, sest et ehitatakse ju pidevalt ja eluruume ja mitte eluruume, see on igapäevane tegevus ja ilma selleta kuidagi ei saagi ju tänapäeval hakkama. Ja Eestis on kusagil 15% kogu riigi SKT-st moodustab siis ehitustegevus, seal hulgas kinnisvaraarendus, ehitustegevus otseselt on 7-8%. Tööhõive osakaalult on ehitussektoris hõivatud 11% kõigist hõivatutest, nii et üle 50 000 inimesed, väga-väga olulise sektoriga tegu. Mujal maailmas on tavaline, et on olemas ehitusministeerium või lausa elamumajandusministrid ja nii edasi, nagu viimases Trumpi valitsuses, siis Eestis on paraku olnud viimase 20 aasta jooksul, enne seda küll meil oli ehitusministeerium, on olnud ehitustegevuse selline kureerimine riigi poole pealt väga tagasihoidlik ja ehitusosakond on kuulunud erinevate asekantslerite alla, on ta olnud siseturu osakonna all, praegu on ta energeetika osakonna all, aga tegelikult teema on väga iseseisev, väga oluline ja väljakutsed selles sektoris väga suured. Alates elamufondi vananemisest, mida me kõik näeme, kuni selleni välja, et ka ehituses on vaja asuda digitaliseerimise teed. Eestis on ehitustegevuses tootlikkus pea 2 korda madalam kui näiteks siin Põhja-Euroopas ja see eelkõige tuleneb sellest, et eeltöö on kehv, digitaliseerimine on kehv, kogu see BIM planeerimised, mis on Soomes väga ja Põhjamaades arenenud, on Eestis lapsekingades ja ei sobi sugugi e-riigi mainega kokku. Ja muidugi rääkimata sellest, et aastaks 2021 peavad meil olema juba ju kõik uued ehitised, ligi nullenergia hooned ja näha on, et see on Euroopa Liidu nõue, milles ei ole midagi uut, me teame, et see on tulemas, seda ei ole plaani muuta, ehk siis riigipoolset sellist kureerimist ja toetust sellele sektorile on enamalt vaja. Ja just asekantsleri roll seda ka võimaldab, et olla partneriks sellele sektorile, olla ka eestvedajaks ja abikäeks. Nüüd teine teema, mis täna valitsuses sai heakskiidu, on, et lepiti kokku siis Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2017. aasta rakendusplaan. See on siis üks osa pikast plaanist, mis on aastateks 2014–2020 tehtud ja selle aasta rakendusplaani kiitsime siis täna heaks. Laias laastus, millele keskendub meie ettevõtluse kasvustrateegia tegevused 3 põhiprintsiibile. Üks on siis, me tahame tõsta Eestis tootlikkust. Miks me tahame tõsta, on see, et Eesti tootlikkus on 55% Euroopa Liidu keskmisest ja kui me tootlikkus ei kasva, siis paraku me ei saa ka rääkida sellest, et meil palgad saavad kasvada ja elatustase ja inimeste jõukus, sest seda me ju kõik teame, et palgasurve on Eestis suur, ettevõtjad seda kurdavad, aga ma olen ka öelnud, et see on midagi sellist, mis on pöördumatu protsess. Seda, et palgad hakkavad langema, ei ole oodata, meile piirid on lahti, maailm alla ja tööjõu konkurents on midagi sellist, mille pärast kõik riigid võistlevad oma vahel, mitte ainult Eesti ja ilma selleta, et me palgad ei võiks edasi tõusta, me ei saa ka rääkida sellest, et meil on konkurentsivõimeline keskkond tööjõu jaoks. Nii et selleks, et palk saaks tõusta, peab tootlikkus tõusma, et ettevõtja
võiks kõrgemat palka maksta, suurema lisandväärtusega tooteid teha. Teine pool on kogu temaatika üldse ettevõtlust ergutada ja innovatsioonile julgustada, sest omakorda tootlikkus tõuseb siis, kui innovatsiooniga rohkem tegeletakse, et on kõik omavahel seotud ja tänane valitsuskoalitsioon on ju öelnud, et meie üks põhieesmärk lisaks sellele, et me soovime üleüldse inimeste elu parandada, vaesust vähendada või õigemini ebavõrdsust vähendada, on just majanduskasvu ergutamine. Et sellele on meil väga palju meetmeid planeeritud. Ma lühidalt toon välja mõned, millega jätkatakse sellel aastal ja siis ka nimetan uusi algatusi. Et see, mis puudutab nüüd seda strateegia rakendusplaani, siis seal võib öelda, et jätkatakse enamuses osas nende tegevustega, mis eelmine aasta alustati. Seal juures KredEx jätkab erinevaid laenukäendusi, finantstoe andmist, jätkub programm Startup Estonia, see on siis iduettevõtetele, jätkub ettevõtja arenguplaani toetus, mis eelmisel aastal käivitati, loomemajanduse arendustoetused, eksporditoetused, messidel osalemine, ettevõtlusteadlikkuse koolitused ja nii edasi. Nii et hästi palju tegevusi, mis just eelmisel aastal käivitusid, on tänases siis jätkufaasis. Ma nimetaksin juurde uusi asju, mis me sellel aastal plaanime välja töötada, mis saaksid siis käivituda järgmisel aastal. Kõigepealt sellel aastal on juba käivitunud suurinvestori toetus, see tähendab seda, et see on esmakordne selline võimalus, et me toetame uut investeeringut sellisel moel, et kui see vastab tingimustele, et seal on teatud arv töökohti, lisandväärtus on kõrge, palgatase on hea, siis on Eesti riigil võimalik ka sellist investeeringut otseselt toetada. Teised riigid teevad seda paljud. Eile tulin just Dresdenist, kus avati Skeleton Technology tehas ja rääkisin sealse peaministriga, nii et nendel on sellised meetmed juba ammu, et ka Skeleton sai sellest osa otsesest sellisest toetusest, nii et nüüd on ka Eesti riik selleks valmis. Lisaks on sellel aastal juba avame võrkudega liitumise meetme, see on siis selline, kus ettevõtjad saavad väljaspool Tallinna, Tartut ja Kuldset ringi taodelda toetust selleks, et kas siis liituda või suurendada võimsust elektri, vee, kanalisatsiooni sidevõrkudega liitumiseks. Ja see on üks asi just, mida ettevõtjad on kurtnud, et riigipoolne tugi võiks siin olla, sest see on väga suur algne investeering. Et see meede sellel aastal juba avaneb, siis töötame välja, samamoodi avaneb sellel aastal korterelamute, siis kas renoveerimise või ehitamise meede, mis puudutab üürielamuid. Töötame välja viimase miili meedet, see tähendab seda, et meil on küll baasvõrk on üsna hästi arenenud ja järgmise aasta või 2 peaks see olema ka plaanitud tööd lõpetatud, aga viimane miil, et sellega soovib ka valitsus edasi minna, et ei jääks toppama sellega, et kuskil on olemas baasvõrgu koht, aga inimeseni see ikkagi ei jõua, see võimalus, et internetiühendust saada ja tööd teha üle Eesti. Samuti on meil plaanis uuest aastast, seda veel küll arutame eelarve käigus, aga põhimõtteline heakskiit on olemas valitsusel. Selle tõi Kadri Simson valitsusse, on siis idee, et me sooviksime, meie ettevõtted oleksid rohkem konkurentsivõimelised ja läbi selle tahame, et energiaintensiivsed ettevõtted maksaksid siis elektrienergia aktsiisi miinimum Euroopa Liidus lubatud määra ulatuses, mitte enam. Et see on asi, mida ettevõtjad on väga ka oodanud ja kui see nüüd saab ka rahandusministri käest heakskiidu, siis ma usun, et sellega võime järgmisel aastal arvestada. Siis töötame välja Eesti võimenduse programmi, mis saab 30 miljonit eurot lisarahastust ja seal on väga palju erinevaid tegevusi, et alates koolitustest, lõpetades otseste investeeringutega, näiteks XD väljatöötamisega, business to business lahendusel ja nii edasi. Siia juurde veel, kui lubate 2 lauset, et kuna ettevõtlus ja majandus ei ole ainult need meetmed, mis ma täna rääkisin, vaid lõppkokkuvõttes ettevõtlust ju arendavad inimesed. Ja siis, ja kui me ettevõtjatega kohtusime, panime paika valitsusliidu tegevusprogrammi
järgnevateks aastateks, siis ettevõtjad Erki Raasukese juhtimisel ütlesid näiteks välja, et Eestis on 3 põhiprobleemi, mis tööjõudu puudutab ja tööjõud on üks põhiline probleem majanduse arengu takistusel, on see, et meie noored noorte hulgas on väga suur hulk inimesi, kellel on ainult põhiharidus, et neid on umbes 30 000 inimest ja nende hulgas on omakorda töötus väga suur ja me ei tea, mida nad teevad, miks nad ei õpi, miks nad ei tööta. Teine asi on, et meie naised vanuses 25-35 on liiga kaua tööturult eemal ja kolmas põhjus oli, et meie eakad lahkuvad tööturult liiga vara ja meil valitsusel on retsept 3 probleemi lahendamiseks, et hästi kiirelt üle käies. Punkt 1 on see, et me soovime koolikohustust pikendada, tähendab seda, et kui täna Eestis on üldiselt peaaegu 100% on kõigil olemas põhiharidus ja see on sellepärast, et see on ka kohaliku omavalitsuse vastutus jälgida, et laps käib koolis kuni põhikooli lõpuni. Siis edasi justkui ei ole see kellegi vastutus, siis me soovime, et tulevikus oleks vastutus kuni selleni, et lapsel on või noorel inimesel on kas siis keskharidus või keskeriharidus vähemalt omandatud. Ja selles suunas ka haridusminister töötab, et seda põhimõtet välja töötada. Teine pool on, mis puudutab nüüd naisi 25-35 vanuses, siis on meie sotsiaalkaitseminister Kaia Iva toonud valitsusse ja valitsusest heakskiidu saanud, et me soovime teha vanemahüvitise süsteemi paindlikuks ja juba sügisest selle siis vastu võtta. Ja see tähendab, et soodustame siiski seda töö ja pereelu ühitamist ja samal ajal ka töötamist, kui pere seda soovib, et tänane süsteem on väga jäik ja jätab naised pikaks ajaks koju isegi siis, kui nad seda väga ei soovi. Ja kolmas, mis puudutab eakaid, nad lahkuvad liiga vara turult, on ju valitsus kokku leppinud ka selles, et meil on uus pensionisüsteem tulemas, mis puudutab just seda, et motiveeritakse inimesi hiljem minema pensionile läbi selle, et kui sa lähed hiljem, siis sa saad ka rohkem pensioni, ehk siis see paindlik pensioniga on samamoodi ju põhimõttelise heakskiidu valitsuses saanud, nii et majandus on lai teema, võiks pikemalt rääkida, aga annan nüüd kolleegidele ka võimaluse. Aitäh! Nii, ja nüüd sõna palun majandus- ja taristuministrile. Aitäh, lugupeetavad! Selleks, et teil jätkuks piisavalt aega ka päevakajastaks küsimusteks, püüan ma olla konkreetne ja mitte rääkida majandusest üldiselt kui väga huvitavast teemast. Räägin hoopis valitsuse otsusest rakendada alates 1. jaanuarist 2018 Eestis raskeveokitele teekasutustasu. Sellega oleme siis eelviimane riik Euroopa Liidus, kes raskeveokitele selle tasu kehtestab. Jutt on kõigist veokitest, mille täismass on üle 3500 kilogrammi ja tasud on siis ajapõhised. Võtame eeskujuks ka lõunanaabrid, lätlased, leedulased, kellel on täpselt samamoodi ajapõhised. Tasumäärad on erinevad, tulenevad siis sellest, et milline on veoki või tema haagise täismass. Tema euro heitgaasi klassist sõltub tasumäär ja sõltub ka telgede arvust. Nii et ajapõhine tasu aastamäär on 500 kuni 1300 eurot, allapoole on veel kvartali, kuu, nädala ja päevamäär ja see oli läbirääkimistel Eesti vedajatega, et oleks võimalikult palju erinevaid viise päeva või perioodipileteid. Nüüd olen näinud juba ka reageeringuid nendele määra tasemetele ja juhin tähelepanu, et kui päevapilet on 9 kuni 12 eurot, siis Euroopa Liit ennetamaks seda, et mõnel riigil tekib mõte, et välisvedajatele esitame päevataksti pea sama suure, kui omadele on kuu- või aastapilet, on teinud ka selged reeglid. Päevapilet ei tohi ületada 2% aasta maksumusest, nädalapilet ei tohi ületada 5% aasta maksumusest. Seega need on omavahel selges seoses. Nüüd, kes tasu maksma peab? Et tasu peab maksma veoki omanik või vastutav kasutaja, peab seda tasuma ennem teele tulemist ja seetõttu anname me võimaluse juba 10 päeva ennem selle aasta lõppu neid pileteid soetama asuda ja selle eest, et oleks ööpäevaringselt võimalik pileteid varuda, vastutab Maanteeamet. Nüüd on ka masinaid, mis lähevad erandi alla, ehk päästemasinad, kaitseväe ja
Kaitseliidu masinad, Politsei- ja Piirivalveameti masinad ja need masinad, mis on vanasõidukid liiklusseaduse tähenduses, ei pea raskeveokitele mõeldud teekasutustasu maksma. Samuti ei lähe sinna alla ühistransport ehk bussid. Nüüd esialgu toimub kontroll manuaalselt ehk et me 1. jaanuarist 2018 elektroonilist jälgimist ei rakenda ja seda siis tehakse Politsei- ja Piirivalveameti poolt teiste järelevalvetegevuste teostamise käigus. Ehk et samal ajal, kui välispiiri ületamist kontrollitakse või liiklusjärelevalvet teostatakse või töö, sõidu ja puhkeaja nõuete täitmist kontrollitakse või tehnonõuetele vastavust kontrollitakse, vaadatakse ka, kas masinal on olnud ja on olemas luba meie teid kasutada. Nüüd, kuigi tasumise kohustus on masina omanikul või vastutaval kasutajal, on seaduses kirjas ka see, et juht peab veenduma ennem rooli istumist, et sellel masinal vastav luba olemas on. Nii et meil on ka kontrollile järgnevad vahendid karistamiseks. On trahv nii omanikule, kui ei ole teekasutustasu tasutud ja ka juhile, aga juriidilise isiku trahvimäärad on märkimisväärselt kõrgemad. Ja nüüd uudse asjana, mida paljud Euroopa riigid kasutavad, aga Eestis oli selle üle vaidlus, kui meil kontrolli käigus selgub, et näiteks masinal on tasu maksmata, siis on õigus see masin peatada, kuni on ära tasutud trahv ja ka soetatud teekasutustasu. See võimaldab siis saada sellise maine, et kuna rekkajuhtidel on aeg raha, et pigem osta oma päevapilet, ära tule siia katsetama, et kui sul on tasu maksmata, võib see ajaliselt võtta päris palju tolli. Ja lühidalt see ongi seaduseelnõu kokkuvõte. Aitäh! Ja, sotsiaalkaitseminister soovis veel täiendada. Ma hea meelega täpsustan veel tänast valitsuse poolt heaks kiidetud eelnõud selle koha pealt, et meil oli selles ka üks selline tööd lihtsustav ja bürokraatiat vähendav pügal sees. Ehk et kui praegusel hetkel selleks, et õppelaenu teha ettepanekud, et riik selle ära maksaks, tuli siis inimesel pöörduda erinevate asutuste poole, õigemini veel krediidiasutus, siis sõltuvalt sellest, kas oli tegemist lapsega, puudega lapse tõttu laenu kustutamisega, siis pöörduti Haridus- ja Teadusministeeriumi poole, kui oli töövõimetu isikuga, siis Rahandusministeeriumi poole, kes siis tegi omaette päringuid Sotsiaalkindlustusametist või siis Töötukassast, siis nüüd see korra järgi läheb ka see pool lihtsamaks, ehk et isik peaks siis pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole, kellel on need andmed olemas, kes seda ise korraldab ja vajadusel teeb siis päringu Töötukassasse, ehk et ka see pool peaks minema nüüd lihtsamaks, nii et see on nendele taotlejatele ka, ma usun, et oluline info, mis on hea neil teada saada. Aitäh! Aitäh ja kas on küsimusi? Mattias Tammet Delfi teametusest, kiire praktiline küsimus Urve Palole. See asekantsler, kas ajakava, ma ei tea, kas me ei märganud või on seal mingi selge juba? Ja enne seda, kui põhimäärus ei ole heaks kiidetud, me ei saanud ka tegeleda inimese otsimisega, et nüüd me kindlasti kuulutame välja konkurssi ja nii nagu asekantslereid otsitakse, see käib siis läbi kõrgemate riigiametnike, kuidas see täpne nimi ongi? Konkursiga küll ja siin vastab komisjon Riigikantseleis, kes siis kellega tegeleb ja selle eest vastutab. Nii kutsun kõiki huvilisi osalema, riiki panustama. Ühe kiiretan veel, kuigi vaatame. Kas peaminister tänast päevalehte on lugenud? Andrus Ansipi intervjuu. Olen lugenud. Loen sealt ühe lause ette. Kui Vabariigi valitsuses otsustatakse enne peaministrite Riia tippkohtumist hakata ümber sõnastama juba ametnike vahendusel kokkulepitud ühiskommunikee teksti, siis on naiivne arvata, et see jääb valitsuskabineti seinte vahele ega jõua mujale maailma. Ma arvan, et endine peaminister ja tänane auväärt Euroopa Komisjoni asepresident on langenud siin Jürgen Ligi sellisesse lõksu, et ma arvan, et see hetk, kus
üks Eesti erakond soovib Eesti mainet rahvusvahelisel tasandil viia alla ja rääkida jutte, mis ei vasta tõele, et ma arvan, et see hetk on Eesti ühiskonnas läbi debateeritud ja ma usun, et ju endine peaminister Andrus Ansip mõistab seda väga hästi, et selliseid deklaratsioone ja rahvusvahelisi dokumente, neid tehakse kuid ja nii oli ka vastava dokumendiga, mida te käsitlete. Aitäh! Sven Soivar, TV3 uudised. Küsimus raskeveoki maksu kohta, et palju sealt raha peaks tulema ja teates oli ka, et seda raha kasutatakse siis teede hoolduseks, et kas see põhimõte on nüüd taganemine sellisest valitsuse põhimõttest, et kõik eelarvetulud on nagu ühisesse katlasse, kus tehakse kõike vajalikku ja hakkab tulema ka rohkem selliseid suunatud laekumisi kindlateks kuludeks? Tõepoolest, laekuvad tulud peavad minema teehoidu sihtotstarbeliselt. Ja summade puhul praegusel hetkel on meil teadmine, kui palju on Eestis raskeveokeid. Meil pole täpselt teadmist, milliseid perioode nende puhul piletitena ostetakse, aga me eeldame, et umbes veerand tulust tuleb välissõidukitest, kes on Eestis käinud ja kes Eestit läbivad, aga kes seni ei ole siin tasunud ei raskeveoki maksu ega tõenäoliselt siin ka mitte tankinud. Nüüd me oleme teinud arvutusi ja eeldame, et see võib järgmisel aastal tuua Eesti riigi eelarvele 17 miljonit eurot. Eda-Liis Kann Kanal 2 reporteri saatest. Millal otsustatakse Sisekaitseakadeemia kolimine? Aitäh, see on väga asjakohane küsimus, et kabinet arutas seda viimati eelmise nädala neljapäeval oma kabinetiistungil. Valitsus arutab seda kabineti nõupidamisel kuskil 1 tunni ja 30 minuti pärast, kui taas kord kabinet algab ja tänasel kabineti nõupidamisel me jätkame neid arutelusid, mis on seotud Sisekaitseakadeemiaga. Võib tulla ka otsus? Kui on arutelu, siis selle valitsusele on saanud kombeks mitte lükata teemasid kaugesse tulevikku ja mitte otsustada, vaid vastupidi, otsustada. Kindlasti ma olen täiesti veendunud, et see otsus sünnib selles valguses, et me ei vähenda õppe kvaliteeti, me analüüsime väga tugevasti julgeolekualaseid aspekte ja loomulikult lähtume ka riigieelarve võimalustest, nii et see õppe kvaliteedi teema on kindlasti kõigi jaoks väga tähtis. Kas on veel küsimusi? Jah, palun. Ja, Üllar Lupp Tallinna Televisioonist. Kadri Simsonile küsiks paar asja, et kõigepealt, kas see maks nüüd asendab raskeveo maksu või tuleb see sellele lisaks? Need on 2 erinevat tasumäära. Eestis kehtib täna masinatele raskeveoki maks. See on Euroopa Liidus kehtestatud miinimummääras ja see on igas Euroopa Liidu liikmesriigis kohustuslik. Eestis on ta miinimummääras. Nüüd teekasutustasu on liikmesriigi enda otsus ja nagu ma mainisin, kõik riigid peale Eesti ja Soome on seda senimaani raskeveokitel Euroopas juba kasutanud. Nii et üks ei saa asendada teist, küsisime selle kohta täpsemalt selgitust ka Euroopa Komisjonist ja saime kindla vastuse, et me ei saa asendada teekasutustasu raskeveoki maksuga. Ja teine, mis tingis nagu selle maksu tegemise üldse? Teekasutustasu raskeveokitele on Euroopas levinud. See tähendab seda, et kasutaja panustab ka teedesse. Ja tõenäoliselt olete te minuga nõus, et Eestis on päris palju maanteetransiiti, kes jätavad meie teedele oma jälje, aga kui nad siin ei tasu ühtegi maksu, siis on see Eesti maksumaksjate koormus olnud senimaani, et see annab võimaluse, kuidas ka Eestit läbivad raskeveokid läbi teekasutustasu panustavad meie teede korrashoidu. Kas on veel küsimusi? Lõpetame pressikonverentsi. Ilusat päeva!